Nagu me järgmiselt pildilt näeme, antakse sellele väikemehele parasjagu mingisugust toitu. Ehk siis see talle ei meeldi ja nüüd mis ta teeb? Ta nina läheb kirtsu, ülemine huul tõuseb ja ta üritab seda toitu suust välja saada. See on täitsa tavaline niisugune ilming, kui me tunneme vastikust, ehk siis nina kirtsu, ülemine huul tõuseb ja keel teeb nagu väljapoole liigutuse. Me võime öelda ka sinna juurde ök näiteks, võime ka mitte öelda, aga see on nagu väljapoole. Muuseas, sellele väiksele poisile pakutakse seal esmakordselt jäätist. Ja nüüd ongi seesama dilemma just, et näiteks kui te tunnete vastikust iseenda vastu, kuivõrd te käitusite nii öeldes mitte grupi moraaleetilistele tõekspidamistele vastavalt, siis te tunnete vastikust kahjuks enda suunas. Ja vot siin ongi see, et kui see tavaliselt on väljapoole, siis see intensiivsus, mida te nüüd maha surute, see on ju sissepoole. Ehk siis te kasutate seda sama välja enda vastu. See, eks ole, kui te tunnete vastikust, et te käitusite viisil, mis võib-olla ei olnud see, mida te oleksite tahtnud teha, siis mõelge, et nagunii me käitume konteksti kuuluvalt alati parimal moel ja ka teie andsite endast parima ja pole mõtet iseennast sellepärast nii-öeldes materdada ja maha suruda või siis tunda sellepärast nagu häbi, et nüüd sina olid teistsugune teistest.